No ÜIT ehitus on rajanud nüüd siia Tallinna piirile Peetrisse sellise mototsenteri, et kust sellise idee tuli üldse, et selline kontseptsioon Eestisse tuua? ÜIT on selliseid sarnaseid hooneid juba Soomes tegelikult mitu tükki rajanud, et see kontseptsioon on sealt pärit. Et nemad on selles juba veendunud, et see töötab ilusti ja nii-öelda Soomest väljapoole, siis need on esimesed Eestis, mida me oleme siis rajanud. Kuidas Eestis läinud on, mis eestlased selle peale ütlesid, et kui selline mõte tuli, et kui kiiresti ruumid täitusid? Natukene see automoto valdkond on selline tagasihoidlik, harjunud teistsugustes pindades töötama ja eks see võttis aega, et selle esimese hoone täitumine võttis natuke rohkem aega, aga meil on ka teine hoone Lasnamäel ja see on väga kiiresti täitus. No me oleme tegelikult Jutiga seda mototsenteri projekti ajanud, ma arvan, 5-6 aastat, ennem kui Eestisse tuli. Et selles mõttes meil on hea olla siin, et me tegelikult tahtsime siin juba 5-6 aastat tagasi kanda kinnitada ja et me täna oleme, Peetri elanikele pakume teenust, on väga hea. Kas ülevaatuse seisukohalt on ka hea, et sellised mitu teist teenindust on siin kõrval, mis meelitab võib-olla kliente rohkem ka teie juurde? No tegelikult selle maja mõte ongi ju tegelikult tekitada sünergiat. Ehk siis meie eeldame, et meie pakume klientide, suuname söögikohta, söögikoht suunab siia, remont ja kõik edasi. Et meie oleme ju tegelikult üks teenuse pakkuja, kes reklaamib ka teisi. No kas teil on siin ideaalne koht, et ma vaatan, et siia mahub koguni 4 masinat korraga, et see on ju küll väga hea? Jaa, me ootamegi selles mõttes Peetri elanike ja muid Tallinna inimesi samamoodi, et kõik on teretulnud, et me olemegi ehitanud selle punkti selleks, et hästi kiirelt siit hästi palju autosid läbi lasta. Ja mitte ainult autosid, et ma vaatan ka mootorratturite jaoks on siin stend olemas. Jaa, siin punktis tõesti on võimalus ka mootorratta pidureid testida kohe stendis, et ei pea enam piduriteekonna katset tegema. Kuidas aegadega on pikalt peab ette planeerima või saab tulla ja jooksvalt, kui on vajadus käes? No seal on nagu väike kingitus klientidele, et kui kodulehel ära broneerite, siis on tegelikult ka ülevaatus soodsam, et tasub kasutada broneerimisvõimalust. Me rääkisime natukene sellist üldisest ja sellest kontseptsioonist, et aga milliseid teenuseid siin pakutakse? Motorcenter Peetri hoonesse, kus me praegu asume, on asunud tegutsema erinevad autoremondi ettevõtted, kellest võiks siis ära nimetada Carfoxi, kes saab hakkama ka kõige eksklusiivsemate automarkide parandamisega ja omab keretööde ruume ja värvikambri võimekust. Autoremontidest on meil veel Autotallinn, kes pakub CarStop ketile omaseid autoremonditeenuseid. Lisaks on meil siuke ettevõte nagu Garage, kes siis eristub võib-olla ka motospordiautode ettevalmistamisega ja on olemas ka Kartel, kes tunneb siis teistest paremini võib-olla BMW-de hingehelu. Autoremontide kõrval on meil tehnoülevaatuspunkt, kes selles majas konkreetselt on A-ülevaatus, on värviliste autopesula, lisaks siis auto iluteenuseid pakkuv Smart Service ja kogu seda komplekti täiendamas on siis lõunarestoran Olivia, kus saab klient oma aega veeta, kui ta on auto toonud hooldusesse, kui ka saab korraldada kas või ärilõunaid. Ja kaubanduspinnale siis oleme leidnud mootorratastega tegeleva ettevõtte, kelleks on Ital Moto Baltic, kes avab peatselt aprillis selles samas ruumis siin. No see, et autoteenindus siin majas on, ma arvan, see on ju äärmiselt hea ka teistele klientidele, et kui tulebki mõni viga välja seal teeninduses, et siis saab ju siin majas ju kohe operatiivselt lahenduse leida. No see ongi sellise kontseptsiooni mõte, et teenuste poolest üksteist täiendavad ettevõtted paiknevad ühe katuse all. Ehk siis, kui tuled autoga ülevaatusele, ilmneb viga, saab selle remontida ja uuesti ülevaatusesse saata. Samas ka siis ei pea iga autoremont oma pesulat omama. Kas on plaanis ka veel samalaadseid keskuseid ehitada? Jah, ÜIT-l on plaanis Motorcenter keskuste loomisega jätkata. Et konkreetsetest asukohtadest täna on võib-olla vara rääkida, aga sarnaselt siis olemasolevatele hoonetele saab selles olema erinevaid teeninduspindasid, kaubanduspindasid, kindlasti toitlustuspind. Ehk siis, kui nüüd keegi ettevõtjatest tundis, et selline hoone teda kõnetab, siis võib julgesti ühendust võtta ÜIT kodulehe kaudu, mille aadress on uit.ee ja küsida siis tulevaste pindade kohta.